Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud. Õndsad on puhtad südamele, sest nemad näevad Jumalat. Tunnistagem siis meiegi Jumala jõust teise ees oma patud üles, et võiksime puhta ja rõõmsa südamega seda Jumala teenistust pühitseda, Jumalat kõigi tema heategude eest tänada ja temalt ka kõike paluda, mida meil igu ja hinge poolest tarvis läheb. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina vaenematune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma nupped, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu uhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teinud. Aga minul on nende pärast väga kahju. Mina kahetsen neid südames ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa Poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnist tegija ja pibeda kannatamise ja surma pärast. Inimesele armu ja halasta mu pea. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle andus Püha Vaimu väge, et ma elu saaksin parandada. Kõige väeline Jumal, halastagu meie peale. Andku meile andeks meie patud ja juhtigu meid igavesse ellu. Aamen. Kõige väeline Jumal, sinu elu sündinud poeg lõigati ümber käsuõpetuse kohaselt 8. päeval pärast sündimist ja talle anti nimi, mis on üle kõigi nimede. Kingi meile andu kanda ustavalt tema nime, teenida teda vaimuais ja kuulutada teda maailma päästjana, kes ta koos sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Võime võtta istet ja paneme tähele pühakirja lugedes. Lugemine Vanast Testamendist Jesaja prohveti raamatust. Nõnda ütleb Jumal, Issand, kes on loonud taeva ja on selle põlvinud,
kes on andnud hingeolu selle rahvale ja vaimu neile, kes seal peal käivad. Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud ja kinnitan su kätt. Ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks, avama pimedate silmi, vabastama vange vangistusest, pimeduses istujaid vangikojas. Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina ei anna oma au teistele ega oma kiiret teost nikerdatud kujudele. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine Uuest Testamendist Apostlite tegude raamatust. Pärast vabanemist tulid Peetrus ja Johannes omade juurde ja jutustasid, mida ülempreestrid ja vanemad neile olid öelnud. Aga seda kuuldes tõstsid need ühel meelel häält Jumala poole, öeldes: Issand, sina, kes sa oled teinud taeva ja maa
ja mere ja kõik, mis on nende sees, kes sa oled meie isa Taaveti oma sulase suu kaudu püha vaimu läbi öelnud. Miks paganad möllavad ja rahvad taotlevad tühja? Ilma maa kuningad on astunud siia ja vürstid on kogunenud ühte paika. Issanda vastu ja tema messia vastu. Sest tõepoolest, selles linnas on Herodes ja Pontius Pilatus kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga sinu püha sulase Jeesuse vastu, keda sa oled võidnud, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu olid ette määranud sündima. Ja nüüd peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nimele. Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja nad kõik täideti püha vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. meie Issanda Jeesuse Kristuse püha evangeelium Matteuse järgi. Kui Jeesus oli kuulda saanud, et ristija Johannes on vangistatud, läks ta tagasi Galileasse ja jättis Natsareti ning asus elama Kapernauma, mis on järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas, et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Sebuloni maa ja Naftali maa, mereteeni, sealpool Jordanit, paganate Galilea. Rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud ja meile, kes istuvad surma ja surmavarjus, meile tõuseb valgus. Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: parandage meeli, sest taevariik on lähedal. See on püha evangeelium.
ja issandat Jeesuse Kristus. Istuge, palun. 1. jaanuar on kirikus nagu Rootsi laud. Sinna on ühe päeva peale mahtumas õige mitu ilusat püha. Olen mees ja valimilist nautida, kui vana aasta õhtu pidusündmust veel kuhugi ruumi jäänud on. Tänu jõulupühade oktaav, Jeesuse nimepäev, on uue kalendriaasta algus ja kindlasti teist veelgi. Jõulupühade oktaav, see meenutab meile, et issanda sündimise pühad olid kõigest nädal aega tagasi. Jõulud on nii suur ja oluline asi, et me ei tohiks neid liiga ruttu unustada ega liiga kärmelt argielu elu juurde tagasi pöörduda. Nagu karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõigi eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu meile oli räägitud. Mäletame seda jõuluõhtu lugemist Luka evangeeliumist. Nii tasub meilgi võtta aega ja tunda rõõmu ja kiita Jumalat selle eest, et ta jõuludel prohvetite tõotused täitis ja meile lunastaja räägitas. See nädal tagasi võetud jõululugu aga jätkub nõnda. Kui 8 päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel enne kui laps sai ema idusse. Ja hommikul ELK Facebooki lehel avaldatud videomõtiskluses Jeesuse nime tähenduse üle jutustab Tallinna Taarli kogudusõpetaja Jaak Ausnõuga. Ta ütleb, minu lapsepõlve lugemisvarasse jäävad mitmed raamatud indiaanlastest. Ja üks asi, mis mind alati köitis, oli see, kuidas said indiaanlased oma nime. Need olid seotud isiku omadustega. Kui oli tegemist nimega jooksev nagu tuul, siis sai ainult tegemist on kiirelt jooksva noormehega. Sama käis ka nime kohta välepõder. Nimi järab pilk, aga viitas heale ja selgele silmanägemisele. Osundus otsus. Meist paljugi nimedki evivad ilusat tähendust, ehkki tihti lugu neile vist ülearu palju ei mõelda. Ja aina enam hakkab silma kuna valida lapsele nimi mitte ilusa tähenduse, vaid võimalikult veidapärase kõla ja kummalise kirjapildi järgi. Aga Jeesuse nimi tähendab issand on abi, issand päästab. Ta on ka Immanuel, Jumal on meiega. Ta on imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahujust, nagu prohvet Jesaja seda kuulutas. Ta on teine Jumal, pühima kolmainsuse teine isik, kes on saanud üheks meie seas, et meie tema nimele võiksime loota igal ajal, mõistagi ka uut kalendriaastat alates. Uut kalendriaastat algame just nimelt Jeesuse nimepäeval ei ole ka juhuslik ega niisama. See meenutab meile, mis on elus tõeliselt oluline ja seda, kelle pärast oleme meie koos kogu oma ajaga. Meie ei loe oma ajagamist tagasi Põlva linna asutamisse, president Kersti ametisse astumisse ega universumi loomisele, vaid me arvestame oma aega selle murrangulise sündmuse järel, mis muutis siin langenud maailmas hiljuti kõik. Jumala inimeseks saamisest peale on kõik aastad, issanda aastad, sest tema on meie keskele tulnud ega ole siit enam kuhugi kadunud. Ta on iga päev meie keskel maailma ajast lõpuni. Ja see, et omal ajal arvutustega et mõne aasta võrra kuusse pandi ja nüüd usutakse, et Kristus sündis mõned aastad enne Kristus. See ei loe midagi. Põhimõte on ikka ju õige. Jeesus Kristus on tulnud siia ilma, et võtta enda kanda ja lunastada meie patud. Ta on tulnud, et ületada see kuristik, mis patu langemisest saadik Jumalat ja inimesi eraldas, aga mis eraldas ja eraldab siiani ka Jumalata inimesi üksteisest ja iseendast. Jeesus on tulnud tooma rahu ja lepitust, andes
on tulnud selleks, et kõik meie aastad oleks armuaeg. Uue kalendriaasta inimesed sageli igasuguseid lubadusi andma. Jõusaalid ja igasugu tervislike eluviisidega seotud õid saavad neil päevil igal aastal kenakese kopika. Inimesed, kes otsustavad nüüd elus uue lehekülje keerata ja kõike hoopis paremini ja tublimalt teha kui eelmisel aastal. Meie kristlastena ei saa ilmselt anda paremat lubadust kui see, et tahame sel aastal varasemast enam palvetada tegusse ja sügava usu endi pärast, mis muudab meie südamed Jeesuse südame sarnaseks ja meie elud selle püha nime vääriliseks, millesse meid pühas ristimises on sünnitatud. Jeesus, kes 9 kuud elas näitsi Maaria usas, tahab nüüd elada meist igaühe südames ja meie kaudu ka 2021. issand aastal ja viimaks igavestki. See on suur ja imeline asi, et kõiksuse Jumal meile, pisikestele ja harrastele olenditele, nii suurt au usub. Kiidetud olgu tema püha nimi igaveses ajas, igavest. Tõuskem nüüd ja tunnistagem oma usku apostelliku usutunnistuse sõnadega nõnda üteldes. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie istandasse, kes on saadud pühast vaimust, viimale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohtuma istuma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes seostati pühast vaimust ja sündis neitsist Maariast. Palvetagem nüüd uue aasta alguses, et Jumal saadaks kirikule oma püha vaimu, eelkõige meie peapiiskop Urmasele ja meie piiskopile Joelile ning kõigile vaimulikele kogu maailmas, et nad tema karja hoiaksid ustavuses ja vaimuväes. Palugem Issandalt.
et kogu selle aasta vältel võiksid nad töötada rahu heaks ja maailma hüvanguks. Palugem Issandat. Palvetagem nende inimeste eest, kes kannatavad mitmel erineval viisil, et kõik nad võiksid leida rahu ja lootust. Palugem Issandat. Palvetagem kogu meie Jumala rahva eest, et sel uuel aastal võiksime kasvada oma usus ning seeläbi näha ja kogeda Jumala armastust. Palugem Issandat. Palvetagem, et Jumal, kes oma poja inimeseks saamise läbi inimesed jumaliku ausse ülendas, aitaks meilgi teda austada vaimus ja tões kõigil meie elupäevadel. Palugem Issandat. Palvetagem, et Jumal, kelle poeg sai meie sarnaseks, kasvataks meid tema sarnasuses, et me tema läbi, kes sai maise riigi kodanikuks, pälviksime koha taeva kuningriigis. Palugem Issandat. Jumal meie Isa, sa oled saatnud inimkonnale lunastaja õnnistatud Maarja kaudu, kes on ühtaegu Neitsi ja ema. Kinnita meid oma kaevadema eest kostel, kelle kaudu sa kingisid meile oma poja eluallika, meie Issanda Jeesuse Kristuse, sinu poja läbi, kes koos sinuga elab ja valitseb püha vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesest. Sellepärast ülistame sind ja kõik pühade hulgaga
kõige väärne issand. Lõputu on sinu halastus ja igavene su valitsus. Sa oled kõik loodu täitnud oma valguse ja eluga. Taevas ja maa on täis sinu kirkust. Sa lõid inimese oma näo järgi ja õnnistasid teda. Sa tõotasid Abrahamile, et talle antud õnnistusest saavad osa kõik rahvad maa peal. Sina päästsid oma valitud rahva Egiptuse ja juhtisid vabadusse. Prohvetide kaudu andsid sa uue lepingu tõotust ja kui aeg sai täis, lähtasid sa oma poja, kes kuulutas sõnas ja teos sinu riiki. Alandas ennast saades sinu tahtele kuulekaks kuni risti surma. Palun sind, issand, pühitse nüüd oma vaimu läbi ja tänni ja leid ja leid, mille sinu ette toob, et saaksime osa teie issanda Jeesuse Kristuse ihust ja tähest. Sest meie issand Jeesus Kristus, selle ööl ta ära ändi võttis leiva, tänas murdas, ulatas oma jüngritele ja ütles, võtke ja sööge. See on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta pärast õhtusööma aega ka karaka. Tänas ulatas selle meile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu käes, mis teie ja paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaadus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkusesse. Halasta ja issand, seda leiba ja karikat sinu käest vastu võttes, kanname meeles issand, et Jeesus sai inimeseks ja andis oma elu meie eest. Me usume, et ta on surmist üles tõusnud ja tuleb taas kirkusesse. Temale lootes ootame osa saamist taevasest pidusöömaajast. Me palume sind pühitse meid oma vaimu läbi, et võtaksime Kristuse ihu ja väärtustu õnnistuseks ning oleksime tema ihu liikmetena õnnistuseks kogu maailma. Aita oma rahval vaadata ja palvetada, et ta püsiks usus ning armastuses, kuni Kristuse meie suure ülempreestri ilmumiseni. Tema läbi, temade ja temas, olgu sulle Jumal kõige väärine issand, püha vaimu ühtsuses, kõik au ja kõrgus igavesti. Jeesuse nimel meie palume Jumala laste juures. Meie Isa, kes sa oled taevas, ülistatud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sinu. Nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
Kristuse iluskus. Karikas, mida õnnistame, on Kristuse vereosakus. Nõnda oleme meiegi üks ilu, sest me kõik saame osa sellest samast verest. See on Jumala talu, kes kannab ära maailma katku. Õndsad on need, kes on kutsutud talle võimasel maja. Issand, ma ei ole seda lähenud, et sa tuled mu juurde. Ütle haigus nagu sõna, siis saab minu hing terveks. Issand ütleb, tulge, sest kõik on ju valmis.